mitte. Alger aga läheb siin ründama 40 000 peale ja Karl Martin on leidnud käe, millega minna all inni. S2 ärtud, me näeme, et Algeri vastu on Karl Martini S2 ärtud ees. Karl Martin küsib siin kinnitust, kui palju Alger küsib kinnitust, kui palju Karl Martini stack on ja kui ta saab teada, et Karl Martin on kõigest 135 000, siis Alger koolib selle enda kuningas poisiga ära. Me näeme, et arvestades maha läinud kaarte, siis Algeri kuningas poiss on statistiliselt isegi natukene ees, kuigi üldiselt S kõrge on hea. Alger vajab siiski siin abi, vajab kuningat või poissi või potit nüüd, et Karl Martin turniirilt elimineerida. Hirmuäratav flop siin Karl Martinile. Turn on ohutu, turn on risti 8. Kuningas, poiss või poti. 40% kordadesse juhtub iga kord, 60% kordadesse saab Karl Martin siin stacki üles. Ja nii lühikeseks jäi Karl Martin Marrandi. Ei õnnestunud tal seda stacki üles saada. Äs kuningas Ivarile. 50 000 on tõste S kuningas ärtudega väga tugev käsi. Martin Piik aga leiab ka tugeva käe. Oi, sõbrad. Ivaril 50 000, Martin Piikil täpselt sama suur stack ja pocket poisid ja need on nüüd 2 üli suurt kätt. Ja mida teeb Martin? No eeldatavasti Martin siin 3 betib ja mis siis siin edasi saab? 905 000 on keskel. 10 000, 25 000 blindid. Kui need 2 mängijat omavahel põrkuma peaksid ka veel suhteliselt hilisest positsioonist, Ivar siin tõstis ka, siis me võime siin potentsiaalselt 2 miljonist chippi mängida Ivari ja Martini vahel. No, mul on praegu kerge siuke šoki olukord, ma ei teagi, kuidas see olukord siin lõppeda võib. Algab see igatahes sellega, et Martin 3 betib 175 000 peale. 140 big blindi effective stack, need käed üldiselt peaksid minema sisse cut-off versus big blind. Aga tegu on ikkagi 2 suuruselt teise ja suuruselt 3. stackiga finaallauas. Ja siin võib tulla täielik šokeeriv põrge nende 2 mängija vahel. No vaevalt, et Ivar siin foldimisele mõtleb. Ivar võib mõelda, et kurat, äkki peaks koolima. Äkki peaks koolima siin ja igaks üks floppi vaatama. Välja kukkuda oleks päris nadi, kui siin on hunnik mängijaid 200-300 000 peal. Samas, kui me otsa paneksime, siis on võimalus see 260 000 kohe keskelt ära võtta. Ja Ivarilt tuleb siit ka 4 bet ja nii on. Tuleb siit 4 bet 475 000 peale ja nüüd on Martin Piikil otsustamise koht. Meie näeme, et Martinil oleks arvestades maha läinud kaarte 70%. Aga Martinil on väga raske otsustamise koht. Ivar on öelnud, et tema on ennast ära committinud, tema enam foldimas ei ole. Ja mida siis Martin teeb? Kas tuleb siit see all-in ära või suudab Martin leida siin foldid pocket poistega isegi? Mis on Ivari range, kui ta 4 betib 475 000 peale? Ilmselt tuleb öelda, et seal on S-kuningad sees ja kui S-kuningad kõik offsuit variandid on sees, siis on pocket poisid piisavalt head. Nüüd on küsimus, kas Ivar seda aeg-ajalt võiks teha ka pocket 10-tega näiteks. Kas ta võiks seda teha pocket 9-tega? Kas tal on seal üldse mõnigi bluff selles olukorras? See kõik käib praegu Martini peas läbi. Ma ütlen ausalt, vaevalt, et Martin Ivari mängu nii hästi tunneb, et ta oskaks teda isegi range'ile panna ja siis tuleb minna vastavalt käele. Siis tuleb minna vastavalt situatsioonile ja mina ise arvan, et selles olukorras, selles situatsioonis räme ICM surve on peal igatahes.
aga poisid ei ole Martini jaoks piisavalt hea käsi. Poisid ei ole, Martin loobub enda Pocket poistest ja meie oleksime näinud, et Martinil oleks olnud selles 2 miljonises pangas 70%, aga Martin ilmselt võtab arvesse ka teatava skill edge'i ja kui oluline on see turniiri elu ja see nii suur 4-bet Ivari poolt ehmatab Martini poiste pealt maha ja võis. Romanil aga Pocket emandad. Ja tõstab ta Pocket emandatega 50 000 peale ja need on sellised olukorrad, et kui nüüd keegi peaks selle väikse stackiga leidma näiteks Pocket 9, siis lähevad nupud sisse. Aga siin ei ole Pocket 9, siin on tagurpidi Pocket 9 hoopis Ivaril, kellel ei ole kuskilt otsast ka väike stack, vaid suur stack. Ja Ivar koolib enda kuutega siin selle 50 000 panuse ära ja tahab floppi minna vaatama. See tähendab, et suure tõenäosusega tuleb punti ka Martin. Oi, ei ole mingit punti tulemist. Siin lähevad nupud sisse, Martin ei kooli siin 125 000 ja kuidagi Martin satub nende olukordade keskesse. Meie näeme, et Martin ja Ivar hakkavad siin, Martin ja Roman hakkavad siin mängima miljonist panka müündiviske peal. Kuningas versus emandad, see on rongi õnnetus, mida me kõik näeme juhtumas enne kui see on juhtunud ja me ei suuda eemale vaadata. Nüüd tehke suu lahti, laske ilal tilkuda ja nautige seda ning vaadake, hoidke oma lemmikule pöialt, sellepärast, et Martini ja Romani stackid lähevad sisse. Martin tõstab siin ilmselt mingisugune 200 000 peale. Roman läheb all inni, Ivar foldib, Martin snap koolib. Andke mulle andeks, et ma tulevikku ennustan, aga nii täpselt minema hakkabki. Martinilt tuleb tõste. All inni tuleb lausa tõste. Ei ole mingit 200 000, läheb ise all inni. Roman vaatab vasakul käel olevat Ivarit. Vaatab enda käes olevat 2 daami ja ütleb, et palun daamid, tooge mulle õnne. Põhiturniiril on Pocket emandad olnud ülilaki käsi senimaani. Kas see lakka jätkub ja kas Roman saab ka miljonäride klubisse? Foldi siit ei tule. Foldi siit ei tule. Siit tuleb call, eriti veel all inni vastu. Kui Martin lihtsalt all inni läheb, saab Roman praktiliselt välistada ässade kunnid. Ässade kunnide vastu oleks Martin siin proovinud peenemalt võib-olla Ivarit ka sisse saada. Ivar foldib enda 6, Martini äss kuningas, Romani Pocket 5 emandate vastu. 55% kordadest duubeldab Roman ennast miljonäriks. 45% kordadest saab Martinist uus chip leader. Mida toob aga flop? Flop oleks toonud Ivarile 6 kõrge. Kui Martin poleks big blindit leidnud ässa või kuningat, oleks Ivar võtnud Romani turniirilt välja. Suudate seda uskuda? Martin vajab ässa või kuningat riverisse või turniiri suur favoriit langeb väikeseks ja nii lähebki Martin Bigi main eventi finaallaud on alanud katastroofiliselt ja Ivar pole hull. Alger. Mõni hull läheks Martini vastu, selle vastu all inni ja ma ei ole veendunud, et Alger ei ole hull. Vaadake, hullu pilk on mehel ees. See on hullu pilguga mees. Siit võib all in tulla küll. Võib ka kool tulla. Vaevalt, et siin fold tuleb. Ei, see on hull. See on hullu pilguga mees. Tema läheb Martin Bigi vastu all inni. Martin snap koolib kuningas 8-ga. Teab, et Alger on hullu pilguga mees ja totaalselt domineerib Algerit siin enda kuningas 8-ga. Ja olgem ausad, enamik mängijad foldiks enda kuni 8 seal ära, aga Martin ütleb, et ei, mina ei ole mingisugune lükata tõmmata mees. Mina tahan mängu tagasi tulla. Ma tean, kui laialt sa seal paned. Minu kuningas 8 ristid on heas seisus. 710 000 ja Martin Big potentsiaalselt mängu tagasi või hoopis 6 aknas, aga on seal see kuningas, see 6. Ma olen täiesti veendunud, et mõlemal mängijal jäi korra süda seisma. Martin rõõmustas seda kuningat nähes, Alger kurvastas, aga Algeril on ka mastitõmme. Ruutu või 2 või 6, aga ei tule seda ruutut või 6 ja Martin on tagasi mängus. Alger alustab siin tõstega 60 000 peale ja Martin foldib nii tugeva käe nagu Pocket 7 selle tõste vastu ära. Vot see on respekt. Vaat see on respekt. Saate te aru, mis asi on respekt? Te mõtlete, et respekt on see, kui te tänaval mütsi ära tõstate ja noogutate. Või respekt on see, kui te teete ukse lahti. Ei, respekt on see, kui sinu min tõste vastu folditakse Pocket 7 ära positsioonist.
Küll aga Ivar ütleb, et mis respect, disrespect, oi, kus mina oleks praegu Martini asemel flopanud keskmise kolmiku pigem ja lasknud Ivaril enda top kickeriga mulle hästi palju raha maksta. Aga see olen isiklikult, see olen mina. Mina oleksin isiklikult eelistanud 7-tega kolmikut flopata. Aga hea küll, oli, mis oli, on, mis on. Muusika jääb. 3, 7, 8 floppi Ivarile top kicker, backdoor nut flush draw. Algerile 2 ülekaarti. 165 000 on keskel. Kas tuleb siit Algerilt ka väikene jätkupanus? Tundub, et jätkupanus tuleb, kui väikene see on nüüd iseasi küsimus. 100 000 seda sisse pani, aga ütles 90 000. 90 000 on disainitud sellisena, et saaks lahti kõigest, mis seda lauda otseselt ei tabanud. Et saaks lahti Ivari pahadest mõtetest mingisuguse kõrgega ja nii edasi. Aga Ivar koolib selle 90 000 ära ja pangas on nüüd 345 000. Ärtu teeks asja huvitaks, Ärtu Kunn või poiss oleks, eriti Ärtu Kunn oleks haige kaart. Aga tuleb Ruutu 3, väga ohutu kaart Ivarile. Ja vägagi selline kaart, mida Algeri asemel mina tahaksin bluffida. Kõik mastitõmbed, reatõmbed läksid mööda. Minul on Algeri asemel range'is. Ma vaatan, mul on Kunn poiss käes ja valin nüüd kumba ma esindada tahan, kas Pocket Kunne või Pocket poisse. Hea küll, ma esindan seekord Pocket poisse. Ühesõnaga, Algeril on range'is kõik overpairid. Ja see jutt, flopil 90 000 panustamise jutt, läheb kokku sellega, mängib endiselt nagu üle paari. Ja kui Alger siin suurelt panustab, no siukselt, mis sätib Riveriks all-in beti valmis, siis on väga keeruline Ivaril koolida ka mingisuguse 8-ga, isegi 8-7-ga. Rääkimata siis kätest nagu poiss 9, poiss 10, 9-10, mastitõmbed ja nii edasi. Ehk siis kui Alger oleks turnil pannud mingisugune 250 000, siis oleks Ivar tegelikkuses olnud päris keerulises spotis. Sellepärast, et Alger oleks võinud siin Riveril all-inni ka siis kõmmutada, eriti sellisel run-outil. Aga kuna turn checkiti läbi, siis kõik minu oleksid jäävadki oleksiteks. Ivar panustab hoopis 150 000. Nagu näete, Alger ei ole veel ära foldinud. Alger ilmselt tšekkides tagasi arvas, et tal on piisavalt palju showdown väljut enda kuningas kõrgega ka. Ja vaadake, Alger praegu kaalub siin enda kuningas kõrgega koolimist. Ma arvan, et see on täitsa asjalik kaalumise koht. Mulle endale meeldiks Algeri asemel. Isegi minu arvates on mingi kuningas 4 siin parem koolimise kaart. Aga no vahet ei ole kuningas 4. Kuningas emand on oluliselt parem kaart, millega koolida. Aga kuningas poiss, miks on kuningas poiss, miks see poiss seal rolli mängib, on see, et me tahame, et Ivaril oleks poiss 9 või poiss 10 range'is. Et ta mingil määral mõjutab meid, et kuningas emand on oluliselt parem koolimise kaart kui näiteks kuningas poiss. Aga Algeril ei ole ärtud käes, seega tõenäosus, et Ivaril on mööda läinud ärtutõmme on selle võrra suurem. Algeril ei ole 9 või 10 käes, seega mingisuguseid reatõmbeid ta ei bloki 10, ma ei tea, 9-6, 9-5 potid, 9-10 stiilis käsi. Et Algeril on täiesti valiidne kandidaat siin see 150 000 ära koolida. Tal on täpselt selline bluff catchimise kandidaat käsi. Kui ma olen suht close olukorras, siis ma selle risti poisi pärast ise foldiksin, aga Alger tõepoolest maksabki selle 150 000 kinni, Ivar pöörab enda S8 ümber ja tule siia, Ivari stack on nüüd 1,5 miljonit. 1,5 miljonit ja Ivaril on ametlikult ligi kolmandik kõikidest turniiri chipidest. Alger langeb 645 000 peale, aga pean tunnistama, ei ole kuskilt otsast, ei saa pahaks panna. No ei saa pahaks panna Algeri seda kooli. Kuningas 8, tugev käsi. 20 big blindi efektiv stack, kuidas läheneda? Tundub, et Alger otsustab, et kõige parem viis seda kätte alustada on blind versus blind kooliga. Kui Martin peakski otsa panema, siis see on piisavalt tugev käsi, et ära koolida see reis. Martinil on ka väga tugev käsi. Äss ja eman. Martin on saanud nüüd palju häid käsi, aga ei ole kõikide nendega võitnud. Head alguskäed on ainult üks osa jaotuse võitmisest. No kindlasti tuleb siit reis otsa. Ja äss emand on nii tugev käsi, et pigem tuleb selline
ja jällegi 180 000. 180 000 on see tõste, mis siit tuleb. Alger, kas koolime vastase reisi või paneme suisa check raise all inni? Seekord tuleb call. Mul on halb tunne selle ässemande osas. Kuigi Martinil on positsioon, miski minu hinges ütleb, et Alger võidab selle panga. Mida minu hing ka teab? Mida minu hing ka teab? Jätke minu hing rahule. SS2, no väga raskeks läheks Algeril selle panga võitmist. Vajab ta siin jooksvaid ristis ja kuidagi sinna Riverisse jõudmist ka. Aga ega see ei tähenda, et käsi sellega läbi oleks. Algeril on endiselt kuningas kõrge. Kui Martin siin oli igasugust jama tegemas enne floppi, siis tema kuningas kõrge võib endiselt ees olla ja see backdoor ristid tähendab, et võib-olla Alger isegi tahab floatida siin ühe tänava 100 000. Queen high heads up'is ikkagi pigem on tugev käsi ja see, et laual on 2 ässa, tähendab, et pigem on väiksem tõenäosus, et Martinil see äss käes on. Poti 2 teeb selle seisu veel põnevamaks. Jällegi, nüüd on Alger, kui ta oligi näiteks Martini mingi kunn emanda, kunn poisi, kunn 10 või kunn 9 vastu, siis tema kikker sai counterfeit ja mõlemal on 2 paari kuningas kikkeriga. Ühesõnaga, Algeril on parim võimalik käsi, mis ei sisalda ässa või 2 põhimõtteliselt. No Martinil on ka mingisugused pocket paarid, mis sinna vahele jäävad, mis võivad olla. Aga vaatame, kas Martin läheb nüüd seda teed, et paneb jällegi nagu ülipisikeselt mingisugune 150 000 näiteks. Suuremalt tegelikult isegi ei pea panema, et hoida võimalikult laiana Algeri range. Väike checkback oleks ka muidugi huvitav, siis ma ei paneks elu seeski Martinit ässa peale, sest ma eeldaks, et ässaga Martin üritab ikkagi kõiki nuppe Riveriks sisse panna. 100, 200, 10 000 loeb hoopis Martin siit kokku. Ja ei ole see lihtne spot siin nüüd Algerile. Ühest küljest me oleme peaaegu, et kõigest ees, mis ei ole äss ja Martin esindab siin põhimõtteliselt ässa või mitte midagi. Alger, jällegi, Alger olles drawing teed, koolib selle 210 000 ära. Koolib selle ja pangas on juba miljon chippi. Mida toob aga River? Mida toob? Võiks 3. ässa tuua, siis oleks eriti haige. Toob hoopis kuninga. Toob hoopis kuninga, mis annab Algerile nüüd, no tegelikkuses see ei muuda mitte midagi. Jah, see annab Algerile 2 paari ässad ja kuningad. Et nii palju muudab, et oletame, kui Martin mängis senimaani pocket emandatega niimoodi, siis nüüd ta läks mööda. Aga kui Martin panustab, siis niikuinii need käed tema range'ist lähevad välja. Kui Martinil oli ka ala kuningas emand, siis ta praegu kaotaks nüüd jällegi. Et ühest küljest väga huvitav kaart see kuningas Riveril. Martini jaoks muudab see ainult seda, et teoorias, kui Algeril oli äss kuningas, mida tal ei ole mitte kunagi äss played, siis nüüd ta kaotaks äss kunnile. Nii et Martin teab, et tema võidab selle käe, kui Algeril just ei ole ässa. Mulle meeldiks Martini asemel, kinda meeldiks all-in beti asemel mingisugune 500 000 rohkem, et jätta muljet, et kui ma bluffisin, ma jätan endale veel mingisuguse foldimise ruumi. Mulle siiralt veitsa meeldiks sükene 500 000 bet rohkem isegi kui 680 000. Minna veitsa metagame'iks siin ära. Teha mingisugune full final table exploit. Et proovin siin bluffida, aga vajadusel annan alla. Alger on aga nüüd kohas, kus ta peab välja nuputama. Martin on esindanud ässa. Ja ta on esindanud seda usutavalt. Enne floppi tõstnud, panustanud flopil, turnil ja ka Riveril. Kõik, mis ta on teinud, on olnud selline, mis ütleb, et tal on see äss käes. Algeri mure on see, et ega pokerimängijad ei ole tuntud selle poolest, et nad lauast tõtt räägiksid. Pokerimängijad on rohkem tundnud selle poolest, et nad aeg-ajalt kipuvad ka luiskama ja esindama kätt. Et ma arvan, et Algeri põhiline mure on see, et Martin on liiga usutavalt seda ässa esindanud. Et ta tõesti on rääkinud usutavat juttu. Kõik, mis ta on teinud, on öelnud, et tal on äss. Ja nüüd üritab Alger välja nuputada, et kas Martin üritabki seda muljet sellepärast jätta, et tal on see äss ja ta ei peta, vaid ta üritab mulle lihtsalt räägib mulle mesijuttu suhu.
kõrva, siiski suhu võib ka rääkida. Väiksed lapsed näiteks räägivad suhu tihti ja see häirib mind. Aga Martin räägib džippidega. Nuppe on sees juba terve ports. Ühest küljest tunned, et ei taha enam loobuda. Just kui nii palju on juba keskel, et kui ma võidan ja mul on õigus, siis ma olen chip-liider ise. Ma olen ise tagasi 2,5 miljoni peal. Ja kui ma kaotan, ma jätan endale mingisugused närused 675 000 alles. Et see nagu koolimine ja õige olemine tundub magusam kui foldimine, potentsiaalselt parima käe foldimine ja 675 000 alles jätmine. Nii kaugele oleme jõudnud, see kuningas oli huvitav kaart, jah. Ühest küljest ei muutnud midagi, teisest küljest muutis kõike. No mis ta aga muudab on see, et on väiksem tõenäosus Martin on näiteks äspunn, mis võib nii mängida. Alger igatahes suurepäraselt leiab siin foldi ja tahab, et Martin ikkagi näitaks talle ka, et kas tal oli midagi. Martin paneb enda kaardid kiirelt mukki ja jätab mulje, nagu ta oleks bluffinud. Ma arvan, et Algeril praegu jäi võib-olla hinges selline tunne, nagu Martin oleks bluffinud, aga suur pank läheb siin Martinile. Kas tuli all in või? Ja tuleb all in Martinilt ära. Algerilt tuleb ka väga kiire call siin S4-ga. Daamid ja härrad, Alger Pissarev, 3. katse tulla Eesti meistriks 2026. Taaskord on nad Martin Piikiga all innis. Seekord on Algeril edu 60% kordadest. Tuleb see mees Eesti meistriks. Peale floppi on see summa ja number juba 71 ja annab turn igatahes Martinile open-ended reatõmbe. Emand, poiss, 3 või 7, aga tuleb hoopis risti 8. Daamid ja härrad, Eesti meister 2026 on Alger Pissarev, ta tegi selle ära.